Tere, Margit! Tere! Mul on nii hea meel, et sa tulid siia meile külaliseks ja rääkima iseendast, kes sina oled. Aga enne, me oleme natuke lõbutsenud siin sinuga 10 minutit, natukene numbreid, natukene kõike seda, teist ja kolmandat ja siis ma meenutasingi seda või õigemini sina aitasid mul meelde tuletada, et kus kohas ma sind arvatavasti nägin, et kuidas meie kirjavahetus algas. aga no vot, kes nüüd teab, kus kohas Margit on esinenud enne ja kes Margitit tunneb juba ka varasemast ajast, vot kommenteerige siia, kus te teda näinud olete. me ei peagi kõigest rääkima. aga mina olen väga uudishimulik, kes sa oled, Margit, ja millega sa tegeled? ja siis vaatame edasi, mis siit tulema hakkab. Mhm. Tere kõigile siis minu poolt ja mina olen siis Margit Kuldsaar ja praeguste kirjade järgi, ütleme niimoodi ametlikult ennast tutvustades võib siis öelda, et ma olen taroloog. Et ma olen tarooga tegelenud 35 aastat, nii-öelda siis konsulteerinud inimesi, aidanud inimesi läbi tarokaartide ja sellest siis üks 18 aastat siis on siis tarokursused, et mul oli just siin üle-eelmisel nädalavahetusel oli tarokoja kokkutulek, kus me tähistasime juba 10. aastat ühe nii-öelda seltskonnaga, et mul on oma tarokogukond, kes siis septembrist kuni siis maikuuni iga kuu nii-öelda käivad ja õpivad siis süvendatult tarokaarte. Et kui hakata nagu päris algusest, et kuidas ma selle rajani nii-öelda jõudsin, siis noh, ma ütlen, et ma olin juba väikse lapsena olin äärmiselt niisugune kummaline, imelik. Lasteaias ma ei käinud, põhimõtteliselt mind kasvatas nagu vanatädi ja vanaemaga, noh, kuna vanemad käisid kogu aeg tööl, eks ju, nõukaajal, noh, 3 vahetuses, palju ma neid vanemaid nägin ja mina ütlen, et minu nagu see esimene niisugune vaimne tõuge oli päris varases nooruses, sest mul oli vanatädi, kes mind pidevalt hoidis, oli selline, noh, mina ütleksin, ta oli nägija. Mhm. Ja ta rääkis vaimudest ja vaimulenditest ja me arutasime temaga surmast ja siis ma kogu aeg püüdsin nagu ette mõelda, et kuidas see suremine on, et ma ei näe ja ei kuule, et ei, see ikka, need asjad ikkagi niimoodi ei käi. Ja ütleme, et noh, nende nii vanatädi kui vanaema nagu mõjutuselt selles suhtes, et kuidagi see teistmoodi mõtlemine või teistmoodi maailma vaatamine, et arvatavasti sealt see niisugune nihe nagu vist, vist nagu alguse sai. Et sündinud kasvanud ma olen Tartus, nii-öelda Tartu inimene, praegust muidugi ei ela enam Tartus, nüüd ma olen siin Harjumaal aga ja kui ma olin kuskil 19 arvatavasti siis, kui nii-öelda see meil nii-öelda see Nõukogude Liit siin läbi sai, tekkis see noh, see taasiseseisvumine, siis 90-ndatel siis läks vaata nagu Eestis läks see maailm nagu lahti, et tulid siia igasugused usumehed, eks ju, elusõnad ja kõik siuksed sektid, mis siia tulid. Ja ma sattusin sel ajal ühe Ukraina, mina ütleksin, ta oli niisugune nõitdoktor Mhm. kursusele, bioenergeetika kursusele. Noh, mis oli siis tol ajal oli nagu see täielik Müstika. täielik sensatsioon, et vaevalt, eks ju, oleme sellest Nõukogude Liidust välja saanud ja juba, eks ju, tulevad sellised asjad nii-öelda sisse. Ja ma siis nii-öelda võtsin tema juures 2 kursust, et kus siis jah, meid õpetati siis nii-öelda nägemist, meditatsiooni, bioenergeetikat, kuidas kõik see aura parandamine, värk-särk käib. Et see oli nagu minu jaoks nagu täiesti niisugune kosmos, nagu täiesti uus maailm, kuhu ma sattusin ja peale seda siis käisin veel ühel väga huvitaval kursusel, mis oli ka siis seotud bioenergeetikaga, oli siis Tallinnas toimus, see oli 92, oli nii-öelda siis nagu rahvusvaheline bioenergeetikute nagu kursus, mis kestis nagu nädal aega. Ja siis selle tulemusel ma sain siis bioenergeetiku rahvusvahelise kategooriaga instruktori paberid. Nii et tegelikult
tegelikult ma olen jah, sihuke õppinud rohkem nagu, alguses õppisin nagu ravitsejaks ja ütleme noh, kuna seal ka oli väga palju niisugust maagiavärki, siis noh, õpetati meid seda. ja kusjuures see nädalane kursus Tallinnas, see oli seal Pioneeride Majas. Terve suur saal oli, üle Nõukogude Liidu oli kohale sõitnud igasugused nõiad, selgeltnägijad. põhimõtteliselt see oli niimoodi, et kui sa nagu füüsiliselt vaatasid lakke, siis nii-öelda see saal oli täiesti sinine. ma Saad sa usun. aru, sellest niisugune lainetas, et seal oli siukseid inimesi, kes läksid sinust mööda, sul ihukarvad tõusid seljas püsti, et noh et siukene vägev, vägev kursus ja noh, mina olin hästi noorekene, ma käisin oma ristiisaga, kes mind sinna vedas. et tema oli siis minu eeskostja, sest kuna ma olin niivõrd noor, siis alguses ei tahetud mind sinna üldse vastu võtta ja siis ta pidi andma igasugused allkirjad ja ma ei tea, noh, et mind üldse sinna nii-öelda lubatakse sellele nädalasele kursusele. ja kui ma selle ära lõpetasin, et siis ma lõpetasin ka samal ajal ära keskkooli läksin õppima meditsiini, aga samal ajal ma siis juba kõrvalt tegelesin, võtsin nii-öelda inimesi vastu, tegin siis nii-öelda seda bioenergeetikat, bioenergeetilist massaaži. ja noh, eesmärk oli ikkagi see, et lõpetan kooli ära ja lähen risti inimese kombel tööle, mida mul ei ole siiamaani 35 aasta jooksul õnnestunud. et vahepeal, kui ma nagu inimestest ära väsin, siis ma mõtlen, et aitab küll, et ma lähen nüüd, ma ei tea isegi, mida ma lähen, aga ma lähen ja siis noh, see hoog läheb mööda ja siis ma tegelen ikka edasi. aga seal 90-ndatel mul tekkis üks väga hea sõber, kes oli astroloog ja tema hakkas mulle hirmsasti peale käima. kuule, sa peaksid hakkama tegelema kaartidega, et sünnikaardis on see teema sees, Mhm. et noh, hea küll, ütleme, näed siin ette, taha ja külgede peal, aga kaardid. mina vaidlesin vastu, ei, ma ei hakka mitte iialgi me võtta ühtegi kaardipakki kätte. minu jaoks oli see niisugune väga niisugune No, no, no. ebamäärane teema. ja siis ükskord ta käis mul külas, läks ära ja kui ta ära läks, siis ma avastasin, et ta oli mulle jätnud kaardipaki laua peale. Et et noh, oli kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab, et vaikselt käis ja nihverdas sulle laua peale sinna lihtsalt. ja siis tol ajal esimene tuli ka välja esimene siis ka taroraamat. See oli need Raider Vaidi taropakk Mhm. ja selle kohta tuli ka välja eestikeelne raamat, nii et mul oli nii-öelda raamat ja kaardid ja siis ma hakkasin seda asja nii-öelda uurima ja vaatama ja mõtlema ja siis alguses ma panin siis nii-öelda oma lähedastele, ladusin neid tarokaarte, läks täppi ja kuidagi nende lähedaste kaudu hakkas siis tulema nii-öelda ka võõramast rahvast. ja lõpuks ma avastasingi, et ma tegingi kahte asja, et kellel olid, ütleme, inimestel, ütleme, mingid tervisemured, siis tegelesin sellega, kes tahtis kaarte, siis ma ladusin nagu kaarte, onju. aga üks moment oli siis see, kus ma selle taroo puhul siis nagu tundsin seda, et tuli nagu mingisugune sein ette, Mhm. et oli vaja siis nii-öelda rohkem süveneda, õppida ja muidugi, kui ma siis nii-öelda sukeldusin sinna taromaailma nii-öelda korralikult sisse, noh, siis mul läks selle kandi pealt ikka täiesti suu lahti, et see on täpselt seesama efekt kui Alice imedemaal, eks ju, et vot Alice kukkus sinna auku, onju, ja siis ta kukub ja kukub ja kukub ja seda põhja ei ole. ja vot see kukkumine on mul siis nii-öelda 35 aastat siis nii-öelda käinud, kus ma siis olen nagu hästi palju õppinud ja noh, need inimesed, kes ütlevad, et tarokaarte ei saa õppida, minu meelest ei ole õige, sest seal on nagu seda tohutut informatsiooni. ja ütleme, et kui sa nagu tahad tarokaartidest nii-öelda aru saada, siis tegelikult ongi see, et sa pead nagu tegema need baasteadmised selgeks, Mhm. sest
kui nagu küsida, mis asi on siis taroo, mis ta on oma olemuselt, siis tegelikult ta on õpetusmärkidest, mis siis oskab lugeda meie alateaduse tasandi mustreid. Ehk siis nad analüüsivad inimest teadlikul tasandil talle tagasi. Et ta just nagu oskab kirjeldada seda seesmist häälestatust, sest öeldakse, et taroo ei ennusta, ta analüüsib. Mhm. See on nagu, ütleme, et see ennustamise funktsioon, et tuleb jaht, ei tule, kas tuleb nüüd see prints valgel hobusel või ei tule, see on tegelikult, ütleme, 5% kogu taroo funktsioonist. Ja kui me räägime siis nagu vaimses mõttes, siis taroo ongi ju tegelikult see teekond iseenda juurde, iseenda tundmaõppimine, sest me ei tunne ennast. Jaa, absoluutselt, see on ju see ka, miks mina numeroloogias olen, et esiteks tahtsin iseendaga tuttavaks saada, aga ega see ära ei lõpe. See ei, iga kliendiga ma lähen aina sügavamale iseendasse ja sina arvatavasti samamoodi, kliendid ju tegelikult ju absoluutselt. peegeldavad kogu aeg sulle midagi. Absoluutselt ja ütleme, et kui ma siis 18 aastat tagasi mulle tehti ettepanek siis tarokaarte õpetama tulla Tartu Rahvaülikooli. Oo. Ja minu õpetaja teekond hakkas sealt pihta, et siis ma õpetasingi neid Rider-Waite'i tarokaarte ja ja sealt siis kuidagi nagu ma avastasin nagu selle, et aga kui ma teisi õpetan, ma ju õpin ise ka, eks ju, et vot sealt tulebki nagu see teadmiste süvendamine ja siis selle põhjal ma siis kirjutasin selle esimese raamatu, see taropraktik. Ja pärast, kui ma siis juba hakkasin nii-öelda ise neid kursusi tegema, nii-öelda viitaja alt. Et siis ma kirjutasin selle suure arkaani raamatu ja väikese arkaani raamatu, mis Mhm. on siis hästi põhjalik nii-öelda ülevaatamine. Ja muidugi, mis mulle nagu taroo juures hästi nagu meeldib teha, on siis neid ladumise raamatuid. Ahah, Need vau. on nüüd puhas minu enda looming, et see raamat tuli nüüd eelmise aasta sügisel välja, kus ma olen siis sisse pannud kõik ladumised, mis ma olen siis kursuste jooksul ise nii-öelda valmis teinud ja minu jaoks on see niisugune loominguline töö, eks ju, mitte ainult ütleme kuivade teadmiste nagu edastamine, vaid ka see, et kuidas siis inimene õpib läbi nende ladumiste iseennast tundma. Ja nagu sa ütlesid ka, et iga kliendiga õpid ka iseennast tundma, et mul on täpselt samamoodi, et et see taroo tähendabki minu jaoks seda, et tegelikult ma iseennast koorin nagu sibulat niimoodi kiht kihi haaval lahti ja õpin ennast tundma, sest jah, et see taroo, ütleme, see vaimne eesmärk ongi see, et kuidas siis nii-öelda juhatada läbi 22 suure arkaani, mis on siis nii vaimne kui füüsiline teekond iseendani, et Mhm. sa õpiksid selle protsessi jooksul ennast tundma. Ja taro müstikud räägivad seda, et see 22 suurt arkaani on siis Egiptuse kuujumal Toti eluraamat, mida ta andis siis inimkonnale, et inimesed õpiksid ennast tundma. Aga kui me võtame siis nii-öelda alkeemia seisukoha pealt, alkeemia on siis nii-öelda teadus, mis tegeleb siis just selle muutumise või transmutatsiooni kunstiga, et kuidas siis ennast muuta, siis taro õpetabki siis seda, et kuidas seda muutumise protsessi läbi viia ja kui me räägime, ütleme, milles siis taroo nagu sisaldub, siis võibki öelda, et tal on siis nii-öelda need tugevad alustalad on siis astroloogia, numeroloogia, alkeemia ja ütleme, see vundament, taroo vundament tegelikult baseerub kabala elupõpetusel. Mhm. Ja see on tegelikult hästi hämmastav, sest see kabala elupuu nii-öelda süsteem annab nagu taroole tegelikult väga kindlad teadmised, väga kindla struktuuri, mille sees nii-öelda ütleme, see kogu see
kaartide tõlgendamine ja mõistmine käib. Ja noh, selle nii-öelda, selle süsteemi lõi siis 19. sajandi lõpul tegutsenud siis Inglismaal Golden Dawni ordu, kes siis süstematiseeris tarokaardid ära ja siduski ta nii-öelda astroloogia, numeroloogia ja kabalaga ära. Nii et mina olen siis nagu jah, ütleme nii-öelda järginud siis selle Golden Dawni ordu nii-öelda õpetust. Ja see ongi see, et mida ka inimesed näiteks, kes tulevad mu tarokaartide kursusele, siis on nagu hämmastunud, et issand jumal, et noh, mina arvasin, et see on mingisugune niisugune, et tuleme ja vaatame siin, laome mingeid kaarte onju. Aga see, et tuleb ära õppida, mis on trumpkaardid, mis ei ole trumpkaardid, kuidas planeedid, kuidas see kõik need numbrid, asjad, kuidas see kõik kokku käib, et ei olegi niisama lihtne. ja, ja mul et ma tahtsin seda veel öelda ka seda, et enne seda, enne 19. sajandit oli tegelikult see taroo oli nagu väga niisugune noh, kaootiline, ütleme, see taroo ajalugu on olnud väga kaootiline, sest noh, ütleme, et erinevad tarokaartide loojad on nagu erinevalt neid kaarte nagu tõlgendanud, kes mida otsis seal, aga ütleme, et jah, et see öeldakse, et see Golden Dawni see ordu, mida ta tarokaartidega tegi, tegelikult öeldakse, et taro ajaloos on see nagu hästi märgiline sündmus, sest ta struktureeris selle taro ära, ta pani nagu kindlad reeglid, kindlad baasteadmised ja sellepärast ma ütlen ka inimestele, et kes tulevad nagu kursustele, et oi, ei tea, kas ma üldse saan selgeks, ma ütlesin ja see on nagu matemaatika. Kui sul on olemas valemid, Mhm. siis selle valemi järgi sa lahendad selle ülesande ära. ütleme, minu kursusel ei ole kunagi olnud mitte ühtegi inimest, kes pole kaarte selgeks saanud. aga see eeldabki seda, et sul on vaja baasteadmised selgeks saada. Vau, kuule, mul on mul ausalt öeldes ma proovin kogu aeg salvestada, mida ma vahepeal tahtsin Mhm, ütelda. esiteks siis see, me piilusime nõksukene sinu sünnikaarti enne meie vestluse mhm, algust ja mhm. vaata, sul oli neid 18 seal palju ja mul isegi selline väike küsimus, et kui sina lõpuks jõudsid sinna, ütleme, algus hakkas ju sellest, et kui sul nõukaaeg läbi sai ja siis sa kogemata siis niinimetatud sattusid sinna koolitusele, jah. mis kestis nädal, on ju, siis me ju kõik teame, et kogemata asju ei ole. ja kui sa Mhm, seal olid siis nende energia inimeste keskel, kas sa tundsid ennast kuidagi nagu, et sa oled jõudnud nagu koju või nagu õigesse kohta? et enne kui sa veel ütled midagi, siis mhm, sellepärast, et see 18 oli su sünnikaardis palju, mis viitab sellele, see oli veel ka seal endiste elude sees, et sa oled juba olnud selles energias. Et see oli suht sulle selline nagu ka, et see tarokaartide juurde tulemine, see, mis astroloogiliselt sulle juba ka öeldi, on ju seesama sõber-tuttav, et saad mhm, aru, see oli hästi loomulik käik sinna, vähemalt nii ka numeroloogiliselt, mis ma näen. Et kas ka see, et kui sa hakkasid tarokaartidega tegelema, see on juba siis juba teine küsimus, on ju, enne on siis see sündmus, nagu mhm, sa ütlesid, et kas sa ka tundsid see, et sul nagu tuli lihtsalt meelde see info, mida sa oled juba kunagi nagu teadnud, lihtsalt nüüd oli vaja siin selles ajas see kuidagi ära formuleerida. kui sa nüüd mhm. saad aru mu mõtetest, sest sul oli 3 korda 18 seal sünnikaardis, see jah. on haruldane. Kui ma seal selle suurel bioenergeetika kursusel käisin, kus olid siis kõik need kõvad nõiad ja tegijad ja šamaanid ja seal koos, siis noh, ütleme, et ma tundsin seal ma tundsin seal natukene ennast ibelikult, sest mulle vaadati väga viltu. aa. Mulle vaadati sellepärast viltu, et nii noor. Mhm. Ja oli ka inimesi, kes tulid ja ütlesid, et nii noor ei tohiks sellega tegeleda. Et sa lõpetad halvasti, põhimõtteliselt nad ütlesid mulle kogu aeg, sa lõpetad halvasti, sa lõpetad halvasti, sa ei pea kaua vastu. sa põled läbi. noh, ma ütlen, et 35 aastat, nüüd 52-aastaselt ma ütlen, ma olen jätkuvalt elus. Mhm. Aga jah, et noh, pigem oli see, et ma nagu sattusin küll karja,
mis oli nagu minu kari, Mhm. aga samas oli see, et noor konkurent ja ma arvan ka pigem seda nagu, et sa olid konkurent ja, neile. ja, ja selles suhtes, et siis mul see ristiisa oligi siis nagu see kaitsekilp seal, kes peletas neid nagu sellest eemale, sest nad ütlesid jah, et väge sul on ja jõudu sul on, aga sa põled varsti läbi. Et sa põled varsti läbi ja sa lõpetad niikuinii halvasti ja noh, kõik varsti on metsas. Ja muidugi täna ma saan aru, miks nad ütlesid, Mm. et liialt noored, noh, vaevalt 19, eks ju, või isegi ma ei mäleta, 18, 19 on ju, et, jah, et ütleme, noh, ütleme selliste vaimsete asjadega, värkidega tegelikult peaks inimene hakkama tegelema alles 40-selt. Mhm. siis on rohkem mõistust peas. Mhm. Vaata, siis ei loobi oma jõudu ja oma energeetikat niimoodi laiali, et eks ma olen ka elu põletanud ja nii-öelda teinud igasuguseid asju, mida võib-olla täna ma mõtlen, et ei oleks tohtinud teha. eks ma olen jõudu pillanud ka laiali, aga kui ma siis aru sain, eks ma siis korjasin selle jõu teisipidi kokku tagasi jälle ja lappisin ennast kokku. aga, aga jah, et need teadmised, et kas ma teadsin või tajusin, et see on mingisuguse eelmise elu teema. ma ei oska sellele niimoodi vastata, sest noh, mina ütlen, et ma olen terve elu olnud unenägija, ma juba lapsest saati ma nägin väga imelikke unenägusid, et ma elan nagu kahte paralleelset elu, et üks on see unenäomaailm ja teine on siis see ärkveloleku maailm ja tihtipeale see unenäomaailm on mul intensiivsem kui see ärkveloleku maailm. et ma olen nagu kogu aeg, tegelikult terve elu tundnud, et ma olen nagu ühe jalaga siin, teise jalaga kuskil mujal. Mhm. ja ütleme, et kui ma nüüd olen nagu seda taroodi ja ütleme ka seda kabalat ja noh, numeroloogiat, astroloogiat nagu ütleme vaadanud ja analüüsinud ka iseenda seisukoha pealt, sest et ega ausalt öeldes, ega mulle siin väga ei meeldi, siin maamuna peal. ma näen räägi, mul on küsimus kogu aeg siin ja, kõrvade vahel. ja et ma ikkagi avastan nagu seda, et inimene on ikka väga kummaline olend ja noh, miks ta niimoodi teeb ja noh, kuidagi terve elu mul on nagu suured nagu küsimärgid, et miks inimene väänab oma elu niimoodi või noh, miks ta seab endale neid kunstlikke takistusi, et vähemalt ma olen endale võtnud eesmärgiks elada niimoodi, et ma siia enam pärast tagasi tulema ei peaks. ausalt öeldes see ei ole kõige rõõmsam, kõige lõbusam koht, kus olla ja ütleme, uurides nüüd ütleme alkeemiat, just see alkeemia, mis käib siia 15., 17. sajandi peale, siis noh, ütleme tol ajal keemikud olid väga võimsad nägijad ja tegelikult see, mida nemad on kirjeldanud meie maailma kohta ja mida nad räägivad teiste maailmade kohta, siis mul on väga hea kergendus, et lisaks meie maailmale on teisi maailmu ka, kuhu me võime nagu minna, et tegelikult ei ole seda kohustust siia tagasi tulla, et ma mõtlesin, et ma ikkagi püüan sellest elust võtta ikkagi noh, kõik nautida, kõik aspektid ära, et jah, tegu tehtud, linnuke kirjas, kõik head aega. et jah, et see, et ma nüüd käiksin nagu siin maailmas ringi, et oh, kui suurepärane, kui ilus on ju, et noh ei ikka päris ikka niimoodi ei ole. kusjuures no mul tekkis palju mõtteid siis, kui ma tegin selle sünnikaardi sul lahti, siis seal ametite kolmnurga tipp oli 21, mis viitab kogu maailmale ehk siis et sa oled selline, sa oled tulnud siia jagama Mhm. seda oma oskust, oma teadmist nagu suurele massile ja pluss see, jah, et suguvõsa karma õppetunnis on 15, nii nagu minulgi. ja see viitab ka sellele, et me peamegi olema nagu noh, me oleme tulnud suunama, aitama, juhendama teisi. noh, kirjeldama, mina isegi ütlen seda, et ma nagu teen seda, et ma nagu kirjeldan inimesele tema maailma.
aitan nagu mõista, mis tema maailmas toimub. ja näiteks ka, mis on, ütleme, taroo puhul on väga-väga vinge, on see, et lisaks see, et jah, et ta nii-öelda analüüsib inimest tagasi, aga näiteks on tal väga tugev see nõuandev pool. ja tegelikult see taroo annab nagu selles suhtes ka nõu, et vot kui sa praegust liigud nagu seda mustrit pidi, mis sulle ei meeldi, ei sobi, Mhm. siis seal kaardis on kirjas tegelikult see ka, et kuidas seda mustrit muuta. Sest näiteks Aleister Crowley, kes on loonud sellise Doti taroo kaardid, tema on öelnud seda, et taroo eesmärgiks on see, et ei läheks täppi. See on see, et sa pead mõistma, et sina ise lood endale selle reaalsuse, tähendab, sina ise oled võimeline muutma oma mustrit. Mhm. no tegelikult nii see ongi ju. ja näiteks, kui ma tooksin välja siin näiteks sellise kaardi, mis on näiteks taroos nagu hästi oluline, on see kunstikaart, on näha? ja. Kunstikaart ehk siis Rider-Waite'is on ta mõõdukuse kaart, Mhm. siis see kunstikaart näiteks räägibki sellest, et kuidas saavutada oma elus see kuldne kesktee, näiteks mida budismis mõistetakse samamoodi, et sa saavutad selle elu kuldse kesktee, kus siis sa ei võngu enam ühest äärmusest teise. Mhm. Sest noh, näiteks Kabala ütleb seda, et liigne headus muutub kurjuseks sinu enda vastu ja liigne kurjus hävitab iseenda. See tähendab seda, et sa pead saavutama selle kuldse kesktee, kus sa näed halvas head ja heas näed halba. Mhm. ja kunstikaart ka näiteks kirjeldab seda vaimset valgustumist, noh, budismi järgi siis ka näiteks seda nirvaanat ja alkeemia järgi siis nii-öelda see vaimse kulla saavutamine ehk siis see, kui sa nii-öelda mõistad, saad aru, kes sa tegelikult oled. See on see minateadvus, Mhm. mulle mis nii on meeldib siis. ja mulle nii meeldib, kuidas sa seostad ühes kohas, teises kohas ja niimoodi. appi, kui palju mul on veel õppida, kuule, Margit, ohoh. okei, aga õnneks oledki sina see vahelüli, kes oskab neid asju rääkida. mõõdukus, kuidas sa ütled selle kohta kunstikaart? ja tähendab, Rider-Waite'is on ta kunstikaart, Crowley Totaros on ta siis kunst. See Mhm. ongi siis see elukunst. ja see on tegelikult siis 14 numeroloogiliselt, et kui ma nüüd õigesti aru sain, on ju? ja 14. kaart, jah. ja nendel inimestel üldjuhul on väga palju just väljakutseid. et mul, kui vestlusjuhtud on olnud, siis nad on sellised, kes tulevad, nad nagu justkui usuvad, aga siis nad on skeptilised, siis nad No istuvad niimoodi kunstikaart käed. või see mõõdukuse kaart on omistatud hamburi zodiaagi märgile. Et Mhm. see ongi see muutlik tuli, eks ju, et see on see, et kes tahaks tõusta kiiresti ruttu kõrgemal, aga kannatust ei ole, tahaks ruttu asjad kätte saada. ja noh, ongi see, et skeptilisus, jah. ja, sest väga palju õhkub nende skeptilisust 14-tel või siis, kui on seda 14 näiteks sünnikaardis mitmes kohas. aga vau, siis saad aru, mulle nagu väga meeldib, kuidas sa seda kõike räägid. sul on lonks vett seal enda kõrval või? ma näen, sul silmad läksid särama praegu, mingit asja ei, otsid ma, kogu aeg. ma otsin, ma otsin ühte kaarti, ma korraks astun eemale. ja, aga sa kuuled mind, kui ma räägin või? Ja, ma, ja. ma, mind väga huvitavad näiteks see, kui sa nüüd näitasid, sa saad pärast küsida, nüüd saad enda asja lõpetada või teemat, mida sa seal tahtsid, et kus kohas sinu raamatuid saab soetada, et kui nüüd ma arvan, et paljudel tekkis see mõte, et sooviks endale ja kuule, kirjuta. kirjastusselts Zeus, ahah, kirjastusselts Zeus. ja kellel teil juba on see raamat olemas, ka kommenteerige siia, öelge, et mul on ja kasutan seda või midagi sellelaadset, et oleks ka huvitav vaadata kommentaaridest, et ma kutsun Margitit ka sinna piiluma. kui Mhm. Margitil on otse küsimusi, siis paneme siia video alla ka sinu rekvisiidid, et siis küsige otse sealt.
nii, nüüd sa Mhm. oled õhku täis seal, ma näen, sul on midagi seal kogutud juba ei, mul lihtsalt üks kaart ma ei leidnud hetkel üles, et ma võtsin teisest pakist, et ma tahtsin näidata veel ühte. Taroos on väga oluline kaart, on poodu, Mhm. mida kõik vihkavad, taroloogid vihkavad, Mhm. aga tegelikult on see üks väga-väga vinge kaart. Näed, siin sa näed inimest, eks ju, kes on tagurpidi riputatud ristile Mhm. ja poodukaart räägibki siis sellest, kuidas me siia maailma tulime. Et nad räägib siis sellest, et me oleme, eks ju, kõik vaimud, kes on laskunud siia materiaalsesse maailma ja selle laskumise tulemusel oleme ära unustanud iseenda, kes me tegelikult oleme. Mhm. Ja see, et me ei tea, kes me oleme, et see panebki siis meid nii-öelda kannatama, see panebki meid siia risti peale rippuma ja see poodu on selles suhtes hästi huvitav, et ta sümboliseerib ka seda, et kuidas me siia maailma sünnime nii-öelda pea ees. Ja et see alumine osa siin, see must koobas, Mhm. see ongi siis see materiaalne maailm ehk siis meie 4 elemendi maailm, et selle läbi me siis nii-öelda tuleme pea ees siia maailma ja nii-öelda ronimegi siia kannatuste risti peale ja arvamegi seda, et elu on üks suur kannatus. Et see, et meid armastatakse, et see tuleb kuidagi siis välja teenida ja poodu nagu ütleme, taro tõlgendamises tähendabki siis eitus, iseenda eitus, et noh, päike ei tõuse kunagi, rohi ei lähe enam kunagi roheliseks ja elu ongi üks suur kannatus, et kui ma kannatan, et siis ma olen püha, Mhm. aga noh, 21. sajandil see kontseptsioon enam ei tööta. Just, et see on ka, ütleme, et taroos, ütleme, üks väga oluline kaart, mis siis jah, just kirjeldabki seda, et mida me siia maailma oleme tegelikult tulnud tegema, see ongi see, et saada see materiaalse maailma kogemus. Mhm. Sest vana aja alkeemikud näiteks ütlesid meie maailma kohta seda, et kuskil mujal ei ole sellist maailma, nagu on meie maakera. See on täiesti unikaalne koht, et just tänu sellele, et ta on nii tihe, ta on nii gravitatsiooniline ja ta on nii killustunud. Et kui me siia maailma tuleme, siis me nii-öelda unustame ära, kes me tegelikult oleme, mida me tuleme siia tegema ja meie ülesandeks on siis nii-öelda selle elu jooksul üles ärgata. Ja see ülesärkamine tegelikult tähendabki see iseenda tundmaõppimist, see, et kes see tegeliku mina teadmist. issand, see on See on nii. see on see magavate jumalate kontseptsioon, ma ei tea, kas sa oled sellest midagi kuulnud, et me oleme magavad jumalad, kes näevad und ja me peame siis üles ärkama ja mina ütlen, et need inimesed, kes tegelevad siis noh, kas numeroloogia, astroloogia, taroo või niisuguste asjadega, siis nende puhul ongi siis see, et arvatavasti nendel kuskil seal tagakuklas see kelluke tiksub, et mis ütleb, et see ei ole veel see, et Mhm. siin on midagi siin on midagi, et sa pead nii-öelda endaga tegelema, sa pead selles suhtes üles ärkama aga jah, et see nii-öelda see materiaalse maailma kogemus jah, on selles suhtes niivõrd unikaalne, öeldakse, et see vaim, kes laskus siia 4 elemendi maailma, et see tuligi tegelikult selle kogemuse järele. et kui küsida, et mis on elu eesmärk, siis elu eesmärk ongi saada selles maailmas hakkama Mhm. ja mitte siia kinni jääda. Ja. sest, sest noh, Kabala ka räägib sellest, et inimesed võivad ka vaimustuda sellest materiaalsest maailmast, eks ju, mõtle, eks ju, saad endale mammonat siia kokku ja uhked autod ja kellad ja ilus keha ja ei tea, mis veel on ju, et surevad ära, mõtlevad, et tahaks veel ja tulevad nagu tagasi, et siin on ka see, et oht on siia nii-öelda kinni jääda, ehk siis, mis ka budismis öeldakse, et jääda siia kannatuste rattasse kinni ja vot taroo on ka nii-öelda see teejuht, mis peaks siis aitama, juhatama nii-öelda inimest sellest
sellest materiaalsest maailmast ka lõpuks siis välja, sest näiteks taroo ületab üle surma. Ta kirjeldab ka seda, mis on peale surma. Et see ei ole ainult see, et siin nii-öelda see elu, inimese elukaar, vaid ka seda, et mis toimub siis, kui me oleme ära surnud. väga huvitav, kas seda saab ka otseküsimusega küsida ja siis ta hakkab seda rääkima, kui ta tahab rääkida? Tegelikult see 22 suurt orkaani kirjeldavadki seda, et kui me võtame siis no ütleme, et kui me tuleme siia maailma, eks ju, meil hakkab see narrist, eks ju, pihta, Mhm. eks ju, sest muideks taroloogid ütlevad, et tegelikult taropakis on ainult kaks kaarti, on narr ja on universum, negatiivne algus, positiivne lõpp. ülejäänud 20 kaarti on lihtsalt selle inimeksistentsi aspektid. Ahah. nii kuukaart on siis see, mis otseselt kirjeldabki siis surmaväravatest läbiminemist. see on surm. Mhm. nii, aga edasi nüüd see 19. kaart on päike, mis räägibki siis meie minateadvuse ärkamisest teisel pool surmaväravaid. Vau, kui huvitav. Mul ja, ja tekib jube soov tahvlina oma kaardid kuskilt välja otsida, aga mu õiget ja pakki ei ole siin. Nii. nii, ja kõige vingem kaart on siis see 20. kaart igavik, mis Raider White'is on viimse päeva kohus. ja see kaart siis ütleb, et meil on olemas selline asi nagu vaba tahe. tahan joon kiselli, tahan kuulan transistorit, ükski konn ei köhi. ja ta ütleb, et meil on vaba tahe seal teisel pool olles otsustada, kas me tuleme siia tagasi või lähme kuhugi mujale. et selles suhtes see igavikukaart on taropaki kõige võimsam kaart. ta on nagu trumpide trump, sest tal on kaks elementi, tal on tuli, aga teine element on vaim. mis siis räägibki sellest, et seal teisel pool olles on meil tegelikult vaba valik, vaba tahe. ja ta ütleb ka seda, et keegi ei pea meie kohta mingit nimekirja, vaid tegelikult me ise peame. et seal teisel pool ei ole ühtegi venda, kellel on nagu suur paks raamat ja vaatab sinu, sa tegid siin paha ja seda sa tegid hästi, seda sa tegid paha, onju, nüüd me karistame sind. sest kui vaadata nüüd natukene taroost kõrvale, vaadata okultismi, mis on siis nagu kõrgmaagia, siis okultism ütleb ka seda, et kõrgematel jõududel puudub inimeste suhtes karistav aspekt. ehk siis mingid kõrgemad jõud meid ei Hirmutav. karista, ei, mitte ei hirmuta, vaid otseses mõttes ei karista, et tegelikult me karistame ennast ise ja ütleme, et nad tulevad meile appi, kui me neid kutsume, kui me nendega tahame tegeleda, aga muidu nad nii-öelda vaatavad kõrvalt, ei sekku meie ellu tegelikult. Ja noh, ütleme, et kõik vot sellised teadmised, mis ma nagu praeguse momendi räägin, on see, mis mind on ennast nagu selle taroo juures kõige rohkem nagu mõjutanud. Mhm. ja näiteks siin paar aastat tagasi ma sattusin sellise materjali otsa, mis nagu mõjutas mind niimoodi, et isegi ma võin öelda, et see on natuke juba minu jaoks nagu religioosne, sest see materjal just rääkiski sellest, nagu seletaski seda, et kuidas nii-öelda siis see vaim nii-öelda laskub siia kolmedimensionaalsesse maailma, mida me teeme, kuidas me neid valime, milliseks see elu meil nagu kujuneb. et see on Paul Foster Case, kes, ta on nüüdseks juba surnud, aga ta oli üks Ameerika nii-öelda meedium, kes tegeles ka selle taroo värgiga ja ta on siis nii-öelda välja töötanud siis nii-öelda omaette süsteemi ja näiteks Los Angeleses on tema ordu, kus siis ka inimesed käivad kord kuus, käivad koos, tegelevad tarokaartidega, tegelevad astroloogiaga, tegelevad numeroloogia, alkeemiaga.
et selles suhtes on nagu väga vinge ja see, see Paul Foster Case nagu välja tõi selle taroo puhul, just see inimeseks olemine ja see, et kuidas me seda enda elu tegelikult juhime, mida me nii-öelda siin olles enam ei mäleta. Minu meelest see oli nagu kõige pöörasem nagu teadmine, et mul nagu kruvid hakkasid kohe teistpidi nagu liikuma, et see on nagu jah, kõige vingem, et just see, et ta annab mulle nagu selle, et mul on nagu valikuvõimalusi, et ma ei ole siin nagu vangis või lõksus või noh, ma tean, mida ma teen või miks ma neid asju teen ja ma tean ka seda, et kui ma nagu ära suren, et Mhm, noh, et siis ei ole nagu lõpp, mhm. et seal on veel midagi ja mul on valikuvõimalusi, äkki saab kuidagi, kuidagi nagu edasi. Ja see mulle hullult meeldib, no see, mida ma praegu kuulen, et sa kogu aeg arendad, loed, kuulad, võtad nendest, kuidas ma ütlen, sellest infokillust, kui kuhugi sind niinimetatud juhatatakse, siis sa lähed ja uurid, et aga mis asi see on, mingid teadmised ja sa nagu jah, sünkroniseerid see need kõik ja need korraga. juhendused tulevadki unenägudes. Mm, Et need tulevad unenägudes, näiteks kui ma selle Suure orkaani raamatu valmis kirjutasin, mhm, et see oli mul 5 aasta projekt, 5 aastat kirjutasin ühte raamatut. See oli nagu täiesti metsik. Siis ma mäletan seda, et kui ma olin nagu viimase peatüki valmis kirjutanud, pannud selle punkti ja siis ma tundsin, et ma olen nagu täiesti tühjaks ennast kirjutanud. Noh, mhm. nagu täiesti pannud kõik sinna, mis kõik vähegi mõistsin ja teadsin ja ütleme, kokku olen lugenud. Ja siis ma mõtlesin, et teate, et aga vot nüüd on selline lugu, et mul on kumm nagu täiesti tühi, et nüüd ma tahaks mingit märki. Noh, et mis ma siis siin nagu nüüd teinud olen või mida ma nüüd siis nagu saavutanud olen. Et nüüd on see hetk, kus paluks mulle mingi märk. Mhm. Ja samal öösel ma nägingi siis unenägu, kus ma siis nagu sisenesin nagu tohutu suurtesse siuksesse hallist nagu betoonist püramiidi, kus siis ühes sellises tohutus suures ruumis nii-öelda siukse nii-öelda mingi aluse peal oli siis niisugune üks 3-meetrine Juval Tott ise ja ma ei julgenud isegi sinna ruumi sisse astuda, sest see oli nii võimas, nii selline noh, väga suursugune vaatepilt, mina olin nagu väike sipelgas, et ma lihtsalt niimoodi vaatasin niimoodi üle ukse, et ma ei julgenud sinna ruumigi sisse astuda ja siis see Tott vaatas minu poole ja siis niimoodi viipas käega, onju, et okei, onju. et noh, siis hommikul ma mõtlesin, et jah, et see oli vist nagu vist heakskiit või noh, märguanne, et sind on tähele pandud, et well done onju. Ja, väga lahe. Kas sa pead ka mingisugust unenägude päevikut või mingit kirjutad üles või sul on nii teravalt meeles, et nii nagu sa enne vihjasid ka, et sul kuidagi nii kiiresti asjad toimivad kohe peale ja, unenägu? no mul on need meeles väga olulised unenäod, ma olen ka üles kirjutanud ja noh, kuna ma olen ka hästi palju uurinud Jungi seda psühholoogiat, siis ma olen nagu püüdnud ka läbi Jungi õpetuse nii-öelda analüüsida ja mõista oma unenägusid. aga noh, nagu ma ennem ütlesin ka, et jah, et mul on tihtipeale uned üks ühele ja lähevad nii-öelda laksust nagu kirja. näiteks üks väga-väga ere näide unenäost, mis ma alati ka välja toon kursustel, oli see, et kuidas see oli 2018 enne talvist pööripäeva, nii et järgmisel päeval pidi siis nagu oli siis talvine pööripäev. Ma nägin öösel unes, kuidas mu üks ammu mingi 15 aastat tagasi surnud sugulane, no mingisugune väga kauge sugulane, keda ma vaevalt oma elus üldse tundsin ja teadsin, kerkis surnust ülesse nagu muumia, tuli maa seest välja nii-öelda ära nagu skelett, nahk veel niimoodi poolenisti ära kuivanud niimoodi peal,
ärkab üles ja hakkab niimoodi lahkel häälel rääkima, et tere, kuidas teil läheb ja kuidas te elanud olete ja mina ise mõtlen, mis asja ta tahab, onju, et mis asja surnu räägib, onju. et miks ma seda sugulast, keda ma vaevalt tundsin, miks ma teda unest näen, et kuulan teda ja suur küsimärk on, et miks. Mhm. ja hommikul ärkasin üles, vaatasin, oo, täna on talvine pööripäev, väga lahe onju, lähen arvuti taha, teen arvuti lahti, vaatan oma mailbox'i ja mailbox'is oli kiri inimeselt, keda ma ei olnud 24 aastat näinud, suhelnud. Mhm. Noh, see on otsene, Vihje sellele. jah, otsene vihje. ja teine väga-väga lahe juhtum minu elus oli see, et kui mul Taro kursusel inimesed ütlesid mulle niimoodi, et ega sind vist enam ei üllata nagu mitte miski. noh, et sa oled nagu kõike näinud ja noh, kõike kuulnud ja siis ma panin ülbelt käed puusse, ütlesin, ma tahaks näha, mis mind veel nagu üllatab, onju. ja muideks noh, elu võttis seda kui kinda viskamist ja peale seda siis järgmisel päeval elu muutus 180 kraadi. ma sain niimoodi nagu aasta otsa niimoodi naha peal, et, et vähe ei olnud. ja siis mõtlesin ka, et näete, ei tohi olla ülbe. Mhm. et kui sa ütled midagi välja, et see mind enam ei puuduta või see teema, selle teemaga on nüüd kõik. ta ütleb, ahaa, kas tõesti, paneme proovile ja kohe sa saad Jaa, väga vinge. ise sind on nii mahlakas kuulata, saad aru. Küll sa seda tead ka selles suhtes, et ega sa ilmaasjata neid ka koolitusi ei tee. Ja kuidas sul üldse see hakkas rulluma, et sa esimese koolituseni jõudsid? Sa enne küll vihjasid, et kõige paremini õpid sa siis ise, kui sa hakkad koolitama. aga kuidas see ja alguse sai? no alguses oligi, et kõigepealt oli siis Rahvaülikool, kes tegi siis ettepaneku teha seal mõned loengud just selle Raider-Vaidi Taro kohta. seal mul oli esimene oli siis nagu 20 inimest, kellele ma siis rääkisin, aga kuna jah, et oli väga palju inimesi, siis tegelikult seda praktilist poolt seal väga teha ei saanud. siis peale seda ma tegin siis endale oma firma Mhm. ja kuulutasingi, et vot võimalus tulla Taro kursustele täiesti algajatele ja selle 18 aasta jooksul, mis ma olen neid kursusi teinud, ongi mul nii-öelda välja koorunud siis see kogukond nagu grupp inimesi, kes siis nii-öelda käivad sügisest kuni kevadeni koos Mhm. ja ma ütlen, et nemad on siis nagu kõige suuremad nagu stimulandid mul, kes siis stimuleerivad mind nagu õppima, uurima, sest nad tahavad kogu aeg uusi teemasid, nad tahavad järjest põhjalikumalt. nii et see on jah, selline vaikne areng olnud tegelikult selle 18 aasta jooksul ja muidugi nende pärast ma ka need raamatud kirjutasin, sest inimene ikkagi tahab, ütleme seda koondmaterjali, et kirjuta, et mõtlen, et kui ma neid raamatuid olen kirjutanud, siis ma olengi mõelnud nende peale, ma olen kirjutanud nagu neile selle raamatu ja muidugi on see, et noh, meie kursused koostavad siis sellest, et meil on üks osa on teooria ja teine osa on siis praktika. et kus me võtamegi, siis teeme mingisuguseid ladumisi iseenda kohta. Mhm. muideks minu käest siin hiljaaegu küsiti, kas iseenda kohta võib üldse kaarte panna. rangelt soovitatav, peabki iseenda kohta panema, mis teistest, sest kusjuures see küsimus oli mul lõpupoole jäetud, aga sa oled kindlasti ka mõtete lugeja. issand, kui hea, et sa selle praegu siia ära tõid. ja, ja sest see ongi see, et nagu ma ütlesingi, et Taro ütleme, eesmärgiks ongi õpetada sind ennast tundma, ehk siis see ongi võimalus kaevuda enda sisekihtidesse. Mhm. ja muidugi see ei ole meeldiv, see on väga ebameeldiv ja noh, ma ütlen, kui ma oma õpilasi kuulan, siis nad naeravadki, et see ongi tegelikult see eneseabigrupp või teraapiagrupp seal, ja, et kus siis nad nii-öelda kuulevad üksteise vigu ja näevad, et
see kõrval istuv inimene on täpselt samasugune inimene, kes samamoodi praeb oma isiklikul praepannil ja ütleme, et see, mis sealt siis nagu vastu vaatab, et jah, et sa nagu noh, ega Tarot selle kandi pealt on nagu armutu, ega ta ei hellita, et ta nii-öelda otse näitab ära, et vot sinu probleem on see ja see, et jah, et sa oledki rumal ja väiklane, aga sul on võimalus muutuda. Et kas sa kannatad seda infot välja, et minu jaoks on alati see, et kui keegi küsib, et kuule, et kas iseenda kohta tohib kaarte panna, siis noh, see on see, et kas sa kannatad alasti peegli ees seista. Mhm. väga hea küsimus, kusjuures see on see, mida mina soovitan inimestel, kellel on enesearmastusega probleeme, et siis alustada peegliharjutusi iseendaga tuttavaks saada. kõige, kõige õudsem, ja. kõige õudsem, enamus ei saa sellega üldse muideks hakkama, sest mul on ka olnud inimesi, kes on jätnud selle asja pooleli, Mhm. kuna nad ei nii-öelda ei kannata seda välja, seda infot, et kas ma tõesti olen selline. Mhm. jah, me oleme sellised ja mis siis ütleme, et ma näiteks kardan seda või toda või ma ei saa hakkama, ma ei ole, ütleme, selline inimene, kes käib ja lööb jalaga uksi lahti ja ütleme, et minu elu on ainult üks külluse rada, onju. noh, see ei ole loogiline. Mhm. arusaadav ja Ja ma. seda muide, seda Taro üritab inimesele selgeks teha, et seda elu on tsükliline. mäest üles, mäest alla, see on normaalne. Mhm. see on see, et vanadel juutidel on selline ütlemine, et rõõmusta, kui sul läheb halvasti, sest varsti hakkab hästi minema ja kurvasta, kui sul läheb hästi, sest varsti hakkab halvasti minema. no aga näiteks see asi, et kui sul läheb hästi, siis ka saab ju seda reguleerida, et sul jääbki hästi olema. hästi on ju igalühel oma arusaamine, see võib olla väiksema kõikumisega kui see, mis sul on enne olnud väga sügav auk. jah, aga sa pead arvestama ka seda, et sa elad inimmeres, mm. kus teised inimesed võivad sind emotsionaalselt mõjutada, et sinu endaga on kõik okei, Mm. aga kui sul nagu ümber tuleb ümber käib üks gamma ja siis see mõjutab sind ka ja vot selle kandi pealt mulle meeldib nii-öelda natukene niisugune budistlik maailmakäsitlus, mis ütlebki seda, et ära ole rõõmus, aga ära ole kurb, sest nii rõõm kui kurbus on tegelikult kaks äärmust. et see ongi nagu see, et sa pead aru saama, et jah, et kui sul praegust läheb nagu hästi, siis või noh, nagu kenasti, siis sa pead arvestama seda, et ainus püsiv maailmas siin on muutus. kõik muutub kogu aeg. Mm. et kui sa võib-olla elaksid nagu üksinda siin maailmas, sul ei ole teisi inimesi ümber, võib-olla sa saavutad niimoodi noh, siukse rahulolu või tasakaalu, aga ikkagi ühe või teise inimesega juhtub midagi või sa ei tea, kuidas üks või teine inimene näiteks mingisuguse päästiku sinust nagu vallandub. ma võin enda kogemusest tuua välja sellise näite, et mul on näiteks 5 aastat on niimoodi, et kui ma komplekteerin oma vastuvõtupäeva, noh, mul käivad niimoodi kliendid, siis viimased 5 aastat mul on näiteks kujunenud välja, et selle vastuvõtu käigus ma saan aru, et täna on selle või tolle teema päev. ja, ja see on ka väga näiteks lahe viimane, teada. näiteks viimane siin juulis, kui ma käisin Tartus vastuvõttu tegemas, oli mul ematütrepäev, mm. kus vastuvõtul käis, üks oli ema, järgmine inimene oli tütar, siis oli ema ja siis oli tütar. et põhimõtteliselt ja nendel oli siis, nendel kõigil seal 6 inimesel oli siis probleem Mhm. oma kas ema või tütrega ja ma olen aru saanud seda, et need teemapäevad tegelikult on mulle Mhm. suunatud mulle, Mhm. kus siis kõik need inimesed nii-öelda erinevatest aspektidest lahendavad minu asja Mhm. alateadlikul tasandil. Mhm. ja alguses ma ei saanud sellest aru, et mõtlesin, mis jama, mis asja, et mõtlesin, ma nagu hulluks hakkab minema või mis toimub, onju. aga siis ma sain aru, et nüüd on nagu täitsa nagu niisugune põnev, et noh,
mis päev täna siis on, mis teemat me siis täna nii-öelda siis nüüd siin lahendame. ja see mulle ka näiteks väga meeldib, mul on üks teatud selline teenus, millele inimesed on pikemalt järjekorras kaks-kolm kuud ja siis, kui tuleb Ahah, selle inimese aeg, vaata, ta on ju oodanud ja siis saad aru, ma saan ju väga hästi aru, kuhu ta tuli oma ahah, teemaga ja siis ma mõtlen, et joh, ei tee. Ma ahah, analüüsin teda, räägin temaga, saadame häälsõnumeid ja siis ma mõtlen, aru sain ja, et ahah, just seesama lugu, et sinul on need päevad aga mul on selline küsimus, mul on tegelikult mitu küsimust nüüd vahepeal koorunud. jah. Siis üks on see, et kui sa neid koolitusi nüüd teed, et vaata, sul on ju need, kes on ja üleüldse, kas sul on 18 aastat, sa oled kuidagi teinud, kas on ühed ja samad näod kogu aeg täitsa algusest peale seal ja kui sa teed nüüd näiteks uusi koolitusi, siis see grupp ju laieneb kogu aeg. et kuidas sa Mhm. ikka teed neid koolitusi, kas sa teed kohapeal kuskil või sa teed Zoomis neid? Ma teen neid koha peal, sest kuna ma teen ka praktilist asja, nii-öelda praktilist, õpetan praktiliselt kaarte laduma, kaarte tõlgendama, siis noh, see füüsiline kohalolek on väga-väga vajalik, et me teeme seda koos ja siis ma aitan nendel seda tõlgendada. No ütleme, et mul on see nii-öelda 10 aasta jooksul on välja kujunenud oma tuumik, Mhm, ühed ja samad inimesed, et kes on 10 aastat järjest käinud mul kursustel. Ja siis on see, et inimesed, kes tulevad, lähevad, noh, kes lihtsalt niimoodi rahuldavad oma uudishimu, aga jah, see 16 inimest on siis püsinud nii kaua ja me teeme igal augustil on meil tarokoja kokkutulek, et nüüd me tähistasimegi 10. aastat, onju. ja siis ma nagu küsisin, et noh, mis siis nüüd, mis me edasi teeme, et kas me jätkame, siis kõik vaatasid siukse näoga otsa, et sa küsid ka veel, loomulikult me jätkame. Ja siis mhm. ma alati küsin nende käest, mis nad tahavad, mis teemasid, kuidas, mis me teeme. et ma alati noh, kuulan nagu sellest neid ka, aga jah, ütleme, et alati nende algajate kursustelt Mhm, keegi jääb nii-öelda siis käima, kellel on nagu süvendatud huvi ja just see huvi tegeleda iseendaga, mõista iseennast ja muidugi noh, seltskond ka loeb, et kui ikkagi inimesed ikkagi oskavad naerda või naeravad enda vigade üle mhm. ja ütlevad, et näed, et sa oled samasugune hull nagu mina, onju. võta vabandust, põed, onju. siis noh, lähed ju kerge südamega ära, mõttes, no minuga ei ole midagi hullu lahti, onju, et see on loomulik, see ongi inimene, ma olengi inimene oma heade ja vigadega, et see, ma ei pea ennast kaheksasse nii-öelda keerama. absoluutselt, ma saan et aru seda, et kui sa neid koolitusi teed, siis seal ei pea mõtlema, et issand, et ma olen ikka nii algaja või sul on ära kategooriatesse pandud siis koolitused algajatele juba ette jõudnud. ja ikkagi algajate tähendab täiesti taroo A-st ja B-st, Mhm, täiesti nagu aabitsa nii-öelda lugemine, et mis see taroo on, kuidas neid, mis need märgid, mis need sümbolid, kõik täiesti A-st ja B-st, et jah, ei pea seda hirmu üldse tundma, et oi, et ma ei jaga nendest asjadest mitte midagi ja ka see, et mis on näiteks, mis ma olen tähele pannud, ütleme nende algajate kursustel, kõikidel tekib poole kursuse peal mingisugune tõrge, mhm, tekib see psühholoogiline tõrge selle asja vastu ja just siis, kui tulebki see, et kus inimesed hakkavad juba endale kaarte panema, kui nad hakkavad nägema neid asju, mis ei meeldi. Ja mhm, vaata, siis ongi nagu see, et kas ma olen nüüd vapper ja tugev, lähen edasi või põgenen. mhm. Noh, osad mingid põgenevad, osad saavad nagu üle ja siis ma alati ütlen ka inimestele, et kui teil tekivad probleemid, palun tulge, rääkige minuga, sellest on nagu võimalik üle saada. ega ma vahepeal ise ka, et näiteks mul on mingisugune probleem, noh, vaatan enda seisu, mõtlen, kurat, jälle see, ei, ma teen niimoodi, et ma seda ei näinud, seda pilti ja püüan edasi minna ja siis ma mingi aja pärast jõuan selle teadmiseni, oleks pidanud ikka nii-öelda võtma seda asja, noh, mis ma seal nägin ikkagi tõsiselt, onju. noh, Äh, me oleme ikka inimesed.
jaa, loomulikult ja minu meelest on nii kehv. Siis teine küsimus, kus kohas saab infot selle koolituste, sinu koolituste kohta ja kus kohas sa neid teed siis piirkond? teen, info on alati, tuleb üles siis minu kodulehe peal www.viitaja.ee, seal on Taro lehe alt, sinna ma panen info ülesse. Siis Facebookis on mul avalik Tarokoja grupp, tarokaardid, rituaalid, koolitused. Mhm, et seal jookseb info. nii et ja võite ka Facebookis mind üles otsida, nii-öelda hakata mind jälgima, et siis seal ütleme, kogu see jooksev info tuleb ja praegusel momendil on mul plaanis teha tarokursus siin kuskil, ma arvan, et novembris, kuna mul on oktoobris endal väike koolitus, lähen ise natukene õpin midagi juurde. et siis nii et jah, aga kodulehel mhm, viitaja.ee, sel lehel on nii-öelda kogu see info ja asi selles suhtes olemas ja alati on see, et kes käib siis sellel algajate koolitusel ära, on võimalik siis edasi nagu õppida hästi-hästi süvendatult mhm. seda asja, et noh, ma naersin ka nüüd siin oma õpilastele, et kui meil oli see kokkutulek, et teie olete Eesti riigis kõige koolitatumad taroloogid kas, kas kõik nad teevad tööks siis ka seda tarokaartide ei, lugemist? ei, ainult puhtalt iseenda jaoks. Vau. Kuule, nüüd mul on selline küsimus. Oota, algaja koolitus, vaata, kui on, kas peavad olema oma tarokaardid? Kuidas üldse valida oma tarokaarte? Ja kui, jah, ja mul Mhm. on siin veel Ja, küsimusi. ja et mina koolitan siis selle Crowley Totaro kaartide kohta käib minu koolitus, mille kohta siis käivad ka need raamatud, et need on siis nii-öelda, oi, see raamat, Väike Arkaani raamat, et need on siis õppematerjalideks. Mhm, Ja seal kirjastusselts Zeusi kodulehel on olemas kohe Tarokoja koolikomplekt, kus on raamatud ja pluss siis kaardid ka. nii et inimene, kes tahab õppima tulla, saab sealt tellida kogu komplekti ja noh, mõtlen, et kui ma panen kuulutuse üles nii-öelda algajatele, siis ma alati ütlen ka, et mis kaartide kohta käib. Ja ma õiendaksin ära veel ühe nii-öelda väärarusaamise tarot kohta, kui tohib. ja anna minna, eeter on sinu. ja, ja et kuna ma tegelen Crowley tarot kaartidega, siis nende kohta olen ma kuulnud nii-öelda jutte, et need on kuidagi satanistlikud kaardid, mis on nagu täiesti vale. Ja miks neid peetakse satanistlikeks, miks neid peetakse natukene nagu imelikuks? põhjus on siis selles kaardis. see on Rider-Waite'is on ta jõukaart, aga Crowley tegi sellest ihakaarti. Mhm, ihakaart räägibki siis sellest, et elu tuleb nautida. elu on nautimiseks ja ükski jumal sind sellepärast ära ei põlga. tänapäeval see ihakaart on muideks tantrismi kaart. me mhm. teeme tantrismi koolitusi. see ei ole patt. aga tol ajal, kui Crowley nende kaartidega välja tuli, kujutage ette, et Inglismaa, mis just väljub viktoriaanlikust ajastust ja siis ütleme, keegi teeb siukse seksrevolutsiooni, eks ju, mis meil oli 90-ndatel onju. aga see müüt või see kuvand ja teine kaart on siis saatana kaart, mida siis näiteks Rider-Waite'is peetakse väga pahaks kaardiks, aga Crowley peab saatanat kui mateeria isandaks, mis ütlebki seda, et kogu see mets ja maa on sinu mängumaa, sa pead nautima, raha on hea, naudingud on head, aga muidugi sa ei tohi nendesse kinni jääda.
ja vot nende kahe kaardi pärast inimesed nagu pelgavad, ütlevad, Crowley, Doti tarot kaardid on kuidagi satanistlikud. aga mina ütlen alati sellele vastu seda, et Crowley oma kaardite väljatöötamisel lähtus Jungi psühholoogiast. mm. Sellepärast nad oskavadki lugeda inimese alateadvust. et Crowley'le nagu see Jung tohutult meeldis, tema maailmakäsitlus, inimese käsitlus, ja ta pani siis ka kogu selle teema siia kaardite sisse. nii et jah, et minu käest on nagu küsitud, et oi, need on mingid satanistlikud ja oi, kuidas sa tegeled sihukeste asjadega. Ma ütlesin, et ainukene halb asi, mis siin kaartites ongi see, et see teadmine, kui valel teel sa ise oled oma asjadega. Ja issand, kui huvitav, ma olen ise ka praegu siin juba viimasel ajal väga tugevalt Jungi maailmas ja paneb kõrva kikitama mitmes No kohas. sest Jung oli ju ka tegelikult väga vinge alkeemik. Jungi see punaraamat, eks ju, kus ta läbi nende alkeemiliste sümbolite tegelikult ju ka kirjeldab seda inimese alateadvuse maailma lahti. minu meelest see on nagu täiesti pöörane, mida see inimene on nii-öelda teinud. Ma spikerdan, mitte ei spikerda, ma kogu aeg, saad aru, ma võin näidata, mis me siin, kuule, mässan kogu aeg, ma ainult võtsin väga vale tahvli, ma kogu aeg kirjutan asju ülesse. Mul on juba, ma ei tea, kommenteerige, kui palju te juba siin üles kristaldasite mingeid asju. Teil on muidugi eelis, te saate praegu pausile panna, mina muudkui aga ketran. Mul tuli veel üks, tegelikult mul on mitu mõtet. jah, palun. Palju sul üldse kaarte on, mida sa nagu kasutad? Kas sa oled ka kaartide selline koguja, kas sa oled selline, et kui sa lähed poodi, siis sa vaatad oh,, ma tahan ja, seda, ja, ja, et räägi seda natukene, räägi, mis sul seal toimub. mul on jah, ma ikkagi siukesi erilisi kaarte ma võin näidata. ma nägin, et sa vaatasid kapi poole juba jah, ja sul on vist neid palju, nagu ma aru saan. ja mm, no ma mõned sellised pärlid, mis ma võin näidata, näiteks see pakk, kas on näha? on väga hästi. Mhm. See on nüüd otseselt selle Golden Dawni ordu poolt välja töötatud taropakk. ja muideks siin on väga vingelt on välja toodud ka näiteks see astroloogiline pool. Mhm. Siis viimane, mis ma siin tellisin endale, on Rotamundi taroo, mis on siis alkeemiaga seotud, nii-öelda Raidervaidi kaart, kus on välja toodud siis ka alkeemia erinevad etapid. Alkeemias on 4, 12 ja 72 etappi, mis siis tegelevadki sellega, et kuidas siis nii-öelda käivitada endas siis transmutatsiooniprotsessid. ja see Rotamundi siis taroos ongi siis välja toodud kõik need alkeemia etapid, et kes tegeleb alkeemiaga, siis soovitaksin seda vaadata. ja noh, kui me rääkisime siin okultismist, siis okulttaroo, mis on siis otseselt seotud okultismiga, Moosese 7 pitseriga. et see on siis niisugune juba klass kõige kõrgem. kas see on aga nii, jah, eks ma kas seal sees on siis, see on nagu karbikene, seal on need kirjeldused, seal on juba kaardid sees ja kõik sellised asjad ja siin on, ma noh, võin lahti teha, siin on raamat mm.? ja siis on oi, kui no. mega ilusad ääred olid, näitas need, oi, 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 väga Mhm, vinged. mhm. Kas sa oled ise neid kasutanud ka? Ei, need ei ole otseselt nii-öelda võõrastele ladumiseks. Need on endale. Ja ma no selles suhtes ütlengi, et kas sa oled iseendale ladunud nendega?
Ma olen, ma neid ladunud ei ole, ma olen neid tutvust teinud, sest see okultismi taroo tegeleb ka siis nii-öelda see paralleelmaailma olenditega ehk siis nende vaimudega. Mm. Et see on veel niisugune, see on veel niisugune teema, mis vajab veel süvenemist, aga ma võin näidata seda Rotamundi kaarte, need on ka väga vinged, et niisugune tohutult paks raamat, Miskeelne see on? ingliskeelne Mhm. ja siin noh, kaardid on niisugused kuldsed Oh, mulle väga-väga meeldivad sellised asjad. ja tagumine on siis selline Mhm. ja noh, siin on siis näidatud otseselt, kuidas kaart on siis seotud elupuuga. Mhm. ma vaatan, siin on noh, see on siis nii-öelda see kunstikaart, mis siis räägibki siis alkeemia järgi on ta tarkade kivi Mhm. ehk siis see elu eliksiir või ka siis nii-öelda jõudmine sellesse vaimsesse valgustumisse või nirvaanasse. Väga huvitav. nii. No vot ja sellised ja muidugi noh, neid kaarte on veel ja eks ma jahin neid veel kogu aeg, käin internetis otsimas ja vaatamas ja noh, mul need õpilased on samamoodi, et me vahepeal siis saame kokku, siis igaüks võtab jälle mingisuguse oma kaardipaki kaasa, näitab, mis ta on jälle kuskilt välja õngitsenud Väga et huvitav. jah, et neid noh, ütleme, et neid tarookaarte maailmas on nagu tohutult palju ja öeldakse, et neid tekib ka kogu aeg juurde. Mm. Aga ütleme, et jah, et nii-öelda see Rider-Waite ja Crowley ja Mustlas-Tarot nagu kolm kaardipakki on siis nii-öelda peetakse klassikalisteks tarokaartideks, mis siis esindavad just otseselt nii-öelda selle Golden Dawni ordu õpetust. noh, ongi see, et kui on tarupakis on 22 suurarkaani kaarti ja 4 mastikaarti koos õukonnakaarditega, et siis ta on nagu see klassikaline taroo. noh, sest on ju vaata igast lillede, liblikate ja ma ei tea, mingi printsesside ja ma ei tea, noh, ükssarvikute tarood ja ei tea, mis on ju. noh, mina ütlen, et need on lihtsalt siuksed nagu noh, meelelahutuslikud kaardid, aga kui sa tahad ikkagi jah, et me kasutad neid, ütleme, et kas mingite olukordade või situatsioonide analüüsimiseks, siis nad on väga head. ja muideks, mida ma nagu noh, enda nagu praktika jooksul nagu, mis ma olen hästi selgeks saanud, et taroo nagu aitabki jõle hästi analüüsida. näiteks noh, võtame mingi lihtlabase näite, et sul on mingi mõttes on mingisugune uus töö, mingi uus eriala, näiteks tahad minna eriala peale ja siis on nagu väga hea analüüsida. Taro nagu väga hästi kirjeldab, et mida see muutus nagu kaasa toob, mida see eriala tooks kaasa, kas sellel asjal on perspektiivi või ei ole, et see nagu väga hästi just see nagu see Taro analüüsi pool nagu väga hästi nagu töötab ja muidugi inimsuhteid toob ka nagu väga hästi välja, et mida see sinu vastas olev inimene, et mida ta mõtleb, mida ta arvab, mida võiks nagu ette võtta näiteks partnerlussuhetes, paarisuhetes, saab seal nagu väga häid nõuandeid välja koukida, et kuidas seda suhet timmida või siis minema kõndida. see variant on ka. Kohe tekkis küsimus näiteks Taro, kui noh, jälle mitu küsimust, mul on selline tunne, tead, Margit, et me teeme vahepeal peab tegema pausi, siis tuleme tagasi ja nii edasi. oota, nüüd ma lähen niimoodi. Kui ma olen kuulnud just neid samu müüte, nii nagu sina ütlesid, vaata nende ühe kaardipaki kohta, et endale ennustada ei saa. nüüd sinust õhkubki täna see informatsioon, mis ma kujutan ette, et on paljudele kuulajatele ka selline suur lohutus. Saab ikka endale ennustada, vaata. Müüte ja, on ja, ja palju. ja peabki ja teine näiteks ka oluline müüt on, mida ma olen ka alati nagu inimestele öelnud, et see on täiesti vale, et iseendale ei tohi taropakki osta. ma ei tea,
kus see pärit on, ma ei suuda isegi öelda, miks see nii on. mina olen kõik peale välja arvatud siis ühe paki, ülejäänud ma olen kõik iseendale ostnud. minu õpilased on endale ostnud, kõik on elus ja terved. et mul on jah, inimesed kirjutanud, et ja, et vaat minu õde ostis ja peale seda sai ta põletada, eks ju, põletas Mhm. ennast ära. see on olen ka ku- see meenutab pimedat keskaega, et noh, et umbes nii, et see inimene läks minust mööda, vaatas mulle otsa, peale seda ma kukkusin ja komistasin, ma pean need tuleriidale panema, et nõid või? nõidus ma ära, sellepärast läks mul halvasti. ja siis mulle väga meeldib sinu lähenemine asjadele, ma ütlen, Margit. Siis järgmine, mis sa tahad öelda? ära ja ma ütle. tahtsin öelda, et jah, see on hästi müstiline, väga niisugune huvitav teema, aga samas tuleb säilitada kainet mõistust. Mhm. ja. ja muideks see on ka taroos on näiteks väga see aspekt olemas, mida nad toonitavad, kaine mõistus, kaine analüütiline mõistus. et nagu ütleme, et need kaardid, mis näitavad inimese emotsionaalset poolt, just näiteks see karikate mast, ega need ei ole väga head kaardid. Need just näitavadki, kuidas meie emotsioonid laperdavad, kui palju need emotsioonid tekitavad meile probleeme. just see, mis ma rääkisin ka selle kunstikaardi puhul, et kuidas saavutada see kesktee, kus sa ei võngu enam ühest äärmusest teise ja see tähendabki ka kontrolli oma emotsioonide ja oma mõistuse üle. Mhm. ja nüüd on järgmine küsimus. Need inimesed, kes nüüd siin kodus endale laavad kaarti, loevad Mhm. tarokaarte. kuidas sina ette valmistad näiteks nüüd kaardipaki, kas sul on selline põhikaardipakk on endal olemas, millega sa tavaliselt siis kas kliente teed või sul on mingid sellised asjad endale on näiteks võib-olla ainult enda kaardipakk või see on seesama, millega sa klientidele teed, jah. no ma nüüd üritan aru saada, miks need küsimused mu sisse tulevad, siis nüüd kuulajad, me ju Mhm. salvestame seda enne, siis kindlasti Mhm. keegi tegeleb sellega, sest ma tean, et eestlaste seas on väga palju tarokaartide Mhm. lugejaid. nii, endale sai lugeda. kui sa ütlesid, vaata, sul on nii kihvt raamat nüüd välja tulnud, ma kujutan ette, et juba paljud kibelevad sinna minema vaatama sinna Zeusi kirjastuse lehele. just ladumistehnikatest, kui näiteks ongi mingi elukaaslasega on mingisugune teema üleval olnud. võtad oma kaardipaki, kas sa siis näiteks küünlavalgel seda põletad, loed mingisugused salajutud peale või lihtsalt pauh, võtsid kapist, soojendasid. küünlavalgel ei tohi kaarte käpsatada, sa rikud oma kaardid ära. no nägid, jälle üks müüdi murdmine. Selles suhtes, kui sa kogu aeg oma kaardipakki küünla kohal kärsatad, nad tahmuvad sul ära. vot sa rikud saite. oma kaardid ära. selles suhtes, et ideaalne on see, et kuidas ette valmistada. üks asi on see, et pese käed puhtaks, Mhm, enne kui hakkad kaarte kasutama, sest kaarditele koguneb aja jooksul näpurasv. mhm, ja kui kaardid enam üks moment niimoodi ei libise, siis see ütleb seda, et kaardid on vanaks saanud. sellisel juhul tuleb kaardid ahju visata ja ongi kogu lugu. mina kasutan ühte pakki. mul on nagu üks pakk on mul seal Tartus töö juures, teine pakk on mul siin kodus, siis mul on veel siin mitmeid pakke et kõige olulisem ettevalmistus on siis see, et sa ei tee seda ladumist kuuma peaga. mis see on? emotsioonid, Mhm, emotsioonid tuleb maha saada. kõigepealt rahune maha, mhm, ole rahulik ja tähtis on tarao ladumise puhul küsimus. mida täpsem on küsimus, seda täpsem on vastus. kui sa küsid ümmarguselt, saad ümmarguse vastuse. kui sa küsid täpselt, see on täpselt see, et sa küsid nagu teise inimese käest ja kas ta mõistab, kas ta saab sinu küsimusest aru. mhm, tuleb ja siis tuleb lihtsalt keskenduda ja võtta nii, nagu siis sul välja valitud ladumistehnika on mhm, ja tõlkida kaarte otse. ei tohi kaarti tõlgendust väänata endale sobivasse vormi. mhm.
see on ma see. olen kunagi väga ammustel aegadel kuulunud ühte tarogruppi, kus mind väga kiiresti ka välja visati ja seal oli näiteks inimesed, kes kuulutasid, et mina sorteerisin taropakist kõik negatiivsed kaardid välja, onju. Ja kui ma siis julgesin nagu kommenteerida ja mis siis nagu alles jäi, siis selle peale visati mind ka grupist välja. Vot. et jah, tuleb kaarte tõlkida otse, ei tohi tegeleda lehmakauplemisega. Et näiteks see esimene vastus, mis ma sain, see mulle ei meeldinud, ei sobinud, ma laon ikka edasi, et äkki tuleb siis ikkagi mingi aja pärast see parem vastus, et see on tegelikult üks väga suur viga, mida tehakse, sest reegel on selline, et kui sa oled pannud välja selle seisu, näinud seda pilti, jah, sulle võib-olla see ei meeldi, see on halb, pane see kirja ja mingi aja pärast loe seda vastust uuesti. Ja ennem ei tohi selle teemaga edasi minna või edasi vaadata, kui need nähtud seisud on ära olnud. Mm. Sest näiteks mul on klientide puhul ka niimoodi, et ma olen öelnud, et ärge ennem tagasi tulge kui aasta pärast. Või kui on väga häda, siis ehk 3 kuu pärast, aga te ei tohi enam küsida samu küsimusi, mis te enne küsisite. Te peate selle teemale lähenema hoopis teise nurga alt. Sest muidu juhtub niimoodi, et me näeme pilti, me näeme ühte tervikpilti ja kui me sealt edasi läheme, kogu aeg taome seda ühte teemat, siis ta nii-öelda hakkab kirjeldama selle pildi alumise nurga serva. Me ei saa enam tervikpildist aru, et Mhm. meie mõistus jääb nagu mingitesse detailidesse kinni. Ja näiteks, kui mul on need nii-öelda tarokonsultatsioonid, et kui ma ka kliendiga räägin, siis ma alati kontrollin, kas ta saab aru, mida ma talle räägin. Et Mhm. kas ma räägin nii tema sõnad, nii-öelda tema keelekasutusel, et ta mõistaks mind, mis ma tahan nagu selles suhtes nagu öelda. Ja ma alati oma klientide puhul näiteks teen seda, et ma lasen võtta nendel ühe kaarti alguses, enne seansi algust, mis on siis loakaart, ehk siis ma näen ära, millises seisus see inimene on. Et kui ta tuleb mul uksest sisse, ma näen, et tal hirmust niimoodi silmad pöörlevad peas Mhm. ja siis on see, et ta võtab nagu mingisuguse sellise kaardi, mis ütleb mulle, et ta ei ole absoluutselt valmis selleks protsessiks, siis ma ütlen, et palun minge koju tagasi, rahunege maha, valmistage küsimused ette ja siis võite tagasi tulla. oled teinud ka niimoodi, jah? ja ma teen oma klientidega niimoodi, sest kui inimene on hirmunud, ta Mhm. tohutult kardab, aga samas on meeletu uudishimu, Mhm. siis võib juhtuda seda, et ta kuuleb ainult seda, mida ta tahab kuulda ja seda, mida ta ei taha, ta ei kuule. Mhm. Sest kunagi algusaastatel, kui ma hakkasin nii-öelda noh, juba võõrastele nii-öelda kaarte laduma, siis ma nägingi seda, et kuidas ma sain nagu tagasisidet selles suhtes, et kuidas inimene oli pärast endast nagu täiesti väljas, et "Oh, ta ladus seal ainult, kõik kaardid olid musta värvi või tumedat värvi. Ma suren ära, ma kindlasti suren nüüd ära ja ta ei tahtnud mulle öelda. Mhm. Ja tegelikult ma rääkisin just seda, et vot tal tulevad seal muutused ja tegelikult kõik lähevad hästi. Ta ei kuulanud üldse minu juttu, vaid ta vaatas pilti, millest ta tegelikult aru ei saanud ja tegi enda järeldused. Ja Mhm. peale seda ma hakkasingi nii-öelda, mul on alati see, et tuleb võõras inimene uksest sisse, testkaart, mis näitab, kas inimene on valmis, kas ta on analüütiline, kas ta suudab mõista, kas ta suudab sealt nii-öelda teha järeldusi, edasi minna. Või on siis see, et ta tulebki siis, ma ei tea, rahuldama mingit haiglast uudishimu või näiteks, mis on näiteks noorte naiste probleem, kui nad tulevad nii-öelda nagu a la ennustaja juurde. Huvitav, kuna ma ära suren. Päriselt või? Ja see 20–30 vanus, need on täiesti, ma ei taha öelda, et segased, aga täiesti nagu kardavad paaniliselt surma. Ja siis nad küsivad, et
et noh, jah, okei, ilus, kena ja sa rääkisid ära, tuleb armastus tööraha, aga kuna ma ära suren? Ma ütlen, et ma ei vasta sellele küsimusele. ja elu ei, on antud elamiseks, mitte suremiseks. ja, Surra sa jõuad nii või naa, onju. Ja nende, ütleme, siukeste noorte naiste suhtes ma olen nagu eriliselt nii-öelda valvel alati, et kuna see tuleb. ära käib. Äh, Jah, siis okei, nüüd ma sain niimoodi aru, et ega mingit ettevalmistust nagu küünla peal, mul küünal on siin praegu, lõhnab mul mingit asja, mingit vaha sulatab siin. Et ei pea tegema mingisuguseid suuri rituaale, sa lihtsalt, sa ikkagi segad enne klienti ju ära või enne kui sa endale ja teed. ma segan kaardid ära. Mul ei ole praegu siin käepärast näidata, aga kasutan musta laualina, siidiline laualina, sest must värv on siis sümboliseerib maad. Mhm. Maa on see element, mis võtab kõik vastu ehk kõik, mis seal laua peal toimub, nii-öelda läheb maasse. Ja muidugi maa on ka muutlik element selles suhtes, et sealt võivad asjad hakata ka idanema. muidugi jah, kaardite segamine, siis ma tavaliselt klientidel palun ette valmistada küsimused, kui nad tulevad minu vastuvõtule. see on, inimene teeb juba kodutöö ära, ta juba teab, mida ta tahab. Ja muidugi eh, noh, taroos on olemas ka omad nii-öelda pühitsusrituaalid, on olemas ka rituaalne taroo. Osad, ütleme, taroloogid kasutavad ka ennem tarokaartide ladumisi siis ka pühitsusrituaale. Aga noh, ma nagu jah, nii-öelda võõra inimese ees ei hakka neid, neid rituaale tegelema, et juba see, et on must laud ja must laualina ja ütleme, et nii-öelda see testkaart, et juba tegelikult see on nii-öelda juhatab selle nii-öelda protsessi nagu sisse, aga kuidas ma ennast alati ette valmistan, ongi see, et ma ei mõtle ette, ma olen täiesti avatud, sest mina olen selles protsessis ainult tõlk. Mhm. Ma tõlgin inimesele need seisud ära, inimene ise võtab oma käega ehk siis ta toobki välja omad mustrid läbi nende kaartide. mina tõlgin ja annan siis ka nõu, et noh, mis nõu kaardid selles küsimuses nagu annavad, kuidas seda mustrit muuta. ehk Ja siis siis nagu pärast siis nii-öelda kontrollin, et kas ta sai ikkagi õieti asjadest aru. sa annadki konkreetselt kaardipaki ja siis tema võtab sealt välja need kaardid või sina ikkagi jah, võtad tema? ei, tema võtab, mina segan, tõmban tema ette laiali ja siis tema võtab mulle sealt siis kaardid, et antud siis küsimusele on olemas siis ka ladumismeetodid, Mhm. millist meetodit ma siis kasutan. oleneb, mida ta siis nagu teada tahab, sest noh, ongi see, et näiteks hästi, mida ma tavaliselt kasutan, on näiteks klassikaline keldiristi ladumine, noh, mida kõik taroinimesed nii-öelda teavad, mustlastaro ladumine, see on ka niisugune klassikaline ja siis noh, partnerlussuheteks on omaette ladumine, siis ütleme mingite materiaalsete asjade jaoks on omaette ladumine, enda mingi vaimsete potentsiaalide selgitamiseks on omaette ladumised olemas, nii et noh, ja see on see sul, on, ütleme, et see on sul jah, raamatus kirjas? jah, ma tahtsin ka öelda, et need on mu raamatutes kirjas ja noh, see ongi niisugune lõbus mäng tegelikult, sest elu ongi üks suur mäng. jaa, absoluutselt, kusjuures ma tahtsin sulle ütelda, et meil on sinuga mõlemal numeroloogiliselt see üks number 15 seal ju, kui sa rääkisid, võtsid selle kuradi kaardimata välja seal selle mis oli, tood kaardipakist ja siis tõsi, jah. jah, kellel siis nüüd meeles on, sa ei pea seda nüüd üle kordama, kellel meeles on, siis on meeles, aga kui ei ole meeles, siis keri nüüd tagasi sinna. väga paljudel on see 15. vot ja Mhm. siis Margit väga lahedalt kirjeldab seda kaarti. Sest ma ütlen veel siia ka, et saatana kaart on omistatud astroloogias siis kaljukitse sodiaagi märgile, mille juhtplaneediks on Saturn, ehk siis ta näitabki seda nii-öelda seda tumedat jõudu, seda elujõudu, mis pressib ennast ka nii-öelda läbi halli kivi. Et saatan ongi siis see elujõud, mis ka nii-öelda sellest kivist püüab elu välja pigistada, üritab ta kasvama panna.
aga mis saatanale ju ette heidetakse, et ta ei vali, Mhm, kellega seda elu teeb. Et ta ongi see niisugune saturnilik niisugune tume jõud, aga ta ütleb ka seda, et kõik allub kindlale distsipliinile ja korrale, mhm. ei mingit isetegevust. See on nii huvitav, ausalt öeldes ma olen siin vahepeal segaduses ja siis nagu heas mõttes, kuidas ma kuulan mingeid müüte, murrad siin jälle ja Mhm. väga-väga põnev. Nii ja jah, mis sa ma ütlesid? tahan viimase, ütleme, üks niisuguse müüdi ka, et kas tarooga saab teha kurja. Saab teha küll. See on see, et kui nii-öelda sa näed või ütled välja seda, mis seal kirjas on ja see sulle ei meeldi, Mhm, see on kogu kurjus, mis mhm, taroos on. mhm. Kusjuures vaata, kui head sa nüüd ütlesid, ma olen kuulnud ka selliseid lugusid, see on nüüd just Numbrite Keele kanalilt nüüd on kommenteeritud. siin on meil enne ka tarokaartide lugejaid käinud ja huvitav on lihtsalt vaadata ja see, kuidas sina seda tood, siis praegu minul nagu laagerdus väga palju asju nagu paigale, ehk siis nagu rahu tuli majja, ma Mhm, ütlen. see on nagu ema mhm. Theresaga, mis sa muretsed, võta lõdva. Ja, just, et just. üks hästi huvitav lugu, et tahtis üks inimene ka siis põletada oma kaardipakki ja ütles, et see ära ei põlenud. kuidas see võimalik võib olla? See ei põlenud sellepärast, et need kaardid olid juba nii rasvased ja nii mustaks läinud. See rasv ei lase kaarte põletada. nii, aitäh sulle, väga hea loogiline lähenemine asjale, kusjuures miks mitte ja lihtsalt samas jah. ma lihtsalt tahan öelda seda, et kui noh, ma nii-öelda ei raatsi oma kaarte niisama prügikasti visata, kui nad oma eluea on nagu ära teinud, et siis ma viskan nad nii-öelda ahju. Mhm. Ja ma ütlengi seda, et kui ma panen terve paki niimoodi korraga ahju, mis on nii-öelda ära kasutatud ja juba niivõrd ära nätsutatud, siis nad ei põle. nii et põhimõtteliselt ma pean panema ükshaaval, et nad ära põleksid. see on sama Sest nagu lihtsalt ongi see, jah. see lihtsalt see kõik see koguneb, kõik see rasv ja kõik see asi nagu koguneb sinna kaardi pinnale ja noh, täitsa kiht tuleb tegelikult peale, et ega nad jah, kui sa paned terve paki sinna ahju, ega ta ei põle korraga sul ära, tõesti. ja esiteks on see, et on tegemist plastikkaartidega. see on Mhm, plastik, see ei mhm, ole paber, see ei mhm. põlegi niimoodi. nägid, sina, kes sa nüüd selle esitasid, selle, õigemini see polnud küsimus, oli pigem temapoolne pöördumine ja siin ei olnud ainult üks inimene, siin oli veel teisigi, kes kirjutasid, te Mhm. saite nüüd vastuse. ja see on sama nagu sa paned suure raamatu, näiteks paksuma raamatu tahad ära põletada, ega ta naljalt ei põle, sul läheb ikka tükk tegemist, enne kui sa tahad ta sealt saad ära põletatud. siis paberkaarte enam ei olegi, kõik on plastikkaardid. ja ma mõtlesingi, vaata, paksuma raamatu paned näiteks ahju, siis sa pead ju hakkama teda ahjuroobiga seal vahepeal õhku andma sinna Mhm. vahele. et Mhm. isegi paberi põletamine pole naljaasi niimoodi paksumas versioonis. siis on räägitud egregorist, et tarokaartidel on egregor või siis mingisugune, ma nägin, su silmad läksid nii suureks, mul ka silmad läksid suureks, et mõned, ma tean, et on räägitud, see on jälle mingisugune müüt, et kui sul on näiteks lapsed, väiksed lapsed, siis sa ei tohi ennustada või siis on see, et kui sa oled pere, no väga hea, teegi oma nägusid, seepärast et mina ka ei ole seda meelt minule endale on öeldud ka, et kuni 55 alles siis saan hakata ennustama. olen ka aru saanud, et see on jälle keegi on pannud midagi peale ja ma olen mingi aeg uskuma jäänud seda. et äkki veitsa nendest müüdi murdmistest ka, et vaata ka seda, et kui sa loed tarokaarte, siis peresuhe on no, 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 kindlasti lähed lahku, peredraamad, peretülid, justkui see Gregor hakkab sind justkui omistama. vot, nii, eeter on. mehega, mehega 20 aastat abielus. mis sa räägid, palju õnne laps on täitsa normaalne, no vot. läheb 7. klassi, täitsa elu. ma ütlen, et see, millega ma tegelen, mm, ei ole minu elu või ütleme, et ma ei saa nagu öelda, et see oleks kuidagi halvasti mu elule nagu mõjunud. muidugi jah, ma pean aru andma seda, et ma ei ole tavaline inimene, ma ei ole normaalne inimene. näiteks siin eelmine suvi ma sain ka väga hästi selles suhtes aru sellest, et väga paljude inimeste seas, noh, mõistes ma olen ikkagi niimoodi uhuu, eks ju,
mingi totter esoteerik on ju, et keda siis nii-öelda päevavalges tõrjutakse, aga ööpimeduses siis nurga tagant niimoodi hiilitakse nii-öelda siis vastuvõtul käima. ahah, et see muideks tuli mul eelmise aasta suvel nagu väga-väga hästi välja, et kus ka siis nagu lähedased ütlesid, et tead, et tegelikult me nagu, me ei ütle, et me sind tunneme. ahah, aga tore, et sa olemas oled, et kui mul abi vaja on, siis ma küsin, aga avalikult ma ei tunnista, et sa olemas oled, jah. ahah, et väga see hea on, teada. see ütleb, et ainult see on see pahupool, et noh, ma ei tea, näiteks kui koolis küsitakse, et noh, et millega vanemad tegelevad, siis noh, ma ütlen enda kohta, et ma olen koolitaja. aga mis koolitaja, siis selle ma nii-öelda vaikin igaks juhuks maha, et mitte siis lapsele saada seda ühiskonna negatiivset tähelepanu. aga jah, muus mõttes ma olen elanud nagu iga teine inimene oma murede, rõõmudega ja ma ei saa öelda seda, et mu elu on, et ma tegelen selliste asjadega, et ma olen ära rikkunud, et pigem ongi see, et ma olen elanud seda elu, mille suhtes mul on siis kuhu mind see tume impulss on lükanud, see, mis ma tegelikult olen. ja noh, näiteks ma sain siin, lasin endale nüüd teha siin aasta alguses uue sünnikaarti, mille oli siis ära analüüsinud ai nii, ja, ja kusjuures see oli nagu minu jaoks nagu täiesti vau-efekt, kuna ta oli ära analüüsinud ka asteroidid sünnikaardil ja see, ütleme, see asteroidid, noh, et kuidas nad siis nende põhiplaneetidega ja mis majades nad asusid, see oli nii põhjalik, see mingi 40 lehte oli seda informatsiooni. ma lugesin selle läbi ja mul oli nagu see, et mul ei ole mitte mingeid küsimusi enam enda kohta. et ma tean täpselt, mis ma teen ja miks ma teen ja mispärast ma teen. ja vahepeal, kui mul mingi kass peale tuleb, et ma nagu mõtlen, et ma ei jaksa, ma ei väsinud, ma ei viitsi enam, siis ma võtan selle sünnikaardi, selle tõlgenduse ette, loen läbi ja siis on jälle nagu kõik paigas. mis sa, aga kui rääkida nüüd sellest orkaanist, jah, sellest, nendest müütidest, värkidest. ma näitan sellist, ma ei tea, kas on hästi näha. on Äh, nii, see on see elupuu skeem mm-hmm,, ja kui te hästi vaatate, siis siia elupuule on ära kantud 22 suure orkaani kaarti. mm-hmm, nii, iga see 1-10 see jõukeskus toidab ühte suure orkaani kaarti ehk siis ühte suure orkaani kaarti mõjutab tegelikult kaks jõukeskust, mis siis ütlebki seda, et iga suure orkaani kaardis elab nii-öelda see orkaani vaim, et ta on elus, et ta, seal ongi siis nii-öelda need elupuu arhetüüpsed jõud on siin sees. mm-hmm. ja väike orkaan on siis see, mis näitab siis, kuidas see arhetüüpne jõud maandub või töötab 4 elemendi maailmas. ja vaata sellel elupuu skeemil nii-öelda kogu see taroosüsteem töötab, kogu need 22 suure orkaani kaarti töötavad. ehk siis noh, sinu jaoks kui numeroloogi jaoks, eks ju, see on siis ühest 9-ni, see ongi siis see Pythagorase numeroloogia. ja öeldaksegi, et numeroloogia ongi arenenud tegelikult kabalast ehk siis sellest elupuust, et see 10. jõukeskus, see lisati alles kuskil 17. sajandil. et kuni sinnamaani oli ikkagi ühest 9-ni. nii Ja et kaks need jõudu koonduvad ühes suures arkaanis, nii-öelda teevad teda siis nii-öelda elusaks ja töötavaks. ja nii huvitav, et sa selle kõik ära tõid, sellepärast et ma ei mäleta, kas me siin video alguses ka rääkisime, et ehk siis see numeroloogia ka baseerub siis suurtele arkaanidele ehk siis 22 ja numbrini. ja ma näitan veel ühte pilti, kuidas selle, kuidas mul sul need need sinu tulevad. raamatud on eestikeelsed, eks ju? ja see, ma kirjutasin ka nii-öelda, ma võtsingi selle Aleister Crowley Doti taroo raamatu. üks raamat oli mul ingliskeelne, teine raamat oli venekeelne
tõlkisin selle ümber ja seletasin põhjalikult lahti kõik mõisted, kuna see Crowley kirjutas selle raamatu nii-öelda iseendale, mis tähendas siis seda, et tema raamatust arusaamine eeldas siis põhjalikke baasteadmisi, aga Mhm. nendes ei olnud seal ja mina tegin siis selle töö, et ma võtsin ette ja nii-öelda seletasin siis hästi põhjalikult lahti. No siin on näha näiteks see, ma tahtsin näidata, kuidas siis on näha, planeedid on omistatud siis need elupuu jõukeskustele. Väga vinge. jah. ja nüüd, kui võtta kaks seda skeemi siis paralleelselt, siis saab, issand, mul näed, üks kaardipakk ongi käes. no täitsa näiteks üle. ütleme, et number 5 on siin, see on Marsi üks planeet, ehk siis kõik viied on mõjutatud Marsi energiast, eks ju. number 5 ongi ju aktiivne edasipürgija ja negatiivseks pooleks on siis jõuga liialdamine, eks ju. Mhm. ja see kõik mängib taroos. Mhm. see on nagu võrratu, tead, minul on juba mitu korda tulnud kohe soovi, et peaks sinu algajate gruppi tulema. seepärast, et mulle meeldis just see, et ma saan kõigest aru, et mina ütlen taro alati. no aga vahet pole. Taro on siis numeroloogiaga väga seotud ja ma tean ka seda, et ta on astroloogiaga see, kuidas sina need kõik ühendad, need erinevad asjad, need minu spikrid, mis ma kõik üles olen siia kirjutanud sinu kohta, saad aru. Nonii. Veenus vähis, karikate 2, astroloogia. number 2 ehk siis number 2 on siis idee tasand ja Veenus vähis näitabki seda ilusat visioonilist, ideelist armastust. näete, siin on, eks ju, numeroloogia, astroloogia ja kabala on koos. lihtne. on ja lihtne, mina ei tea, mina olen nüüd täiega keeletu. jah, nüüd on vist see koht, kus peab lihtsalt sind südamest tänama ja see jutt lihtsalt otsa ei saa. suured tänud, Margit, sulle, lihtsalt võrratu, võrratu. jah, ja selles suhtes, et kui on huvi või tahtmist ja ütleme, kui näiteks koguneb ka väga palju küsimusi, siis saame võime uuesti ju kokku. kunagi, jah, võib uuesti rääkida, et noh, ma ütlen, et anna fanaatikule võimalus rääkida, siis see muliseb nii. ja enne oli väike küsimus, et aga sa ikka küsid, on ju, mu käest midagi. ma praegu siin kogu aeg salvestan küsimusi, et ma jumala eest ära ei unusta midagi küsida. et minu meelest mega huvitav lugu, uudishimu äratav ja kusjuures, jah, räägi. ma tahtsin veel selguse mõttes, et keegi nüüd väga pahaseks ei saa, siis ütleme, et taroos tegelikult ongi kaks koolkonda. üks on siis need inimesed, kes siis tõlgendavad intuitiivselt tarokaarte ja teine on siis nii-öelda, mida mina nimetan, on siis see a la akadeemiline Mhm. taroo, eks ju, kellel siis tõlgendabki siis konkreetsete baasteadmiste baasil. mõlemad on õiged, et ka need, kes teevad intuitiivselt, ei ole midagi halba. kõik on selles suhtes hästi, kõik on õige. Mhm. kõik on õige, ehk siis, mis kõige olulisem tegelikult, ma ei tea, kas on kõige olulisem, aga numeroloogiline väike aspekt ka siia juurde, et siis Margiti edukuse kood on 47351. et kes nüüd vahepeal tahtis seda teada, kas sina tead, mida need tähendavad? tarokaardide järgi kohe saad panna 47351. no 4 on struktuur, 3 on töökus, 1 on siis seotud Pluto planeediga, mis on siis see tohutu transformatsioon. muideks mul on Pluto on sünnikaardis, on otse ascendendi peal istub, et ma olengi nagu selle kandi peal Pluto inimene. 7, 7 ongi siis nii-öelda, see on Veenuse number, see on siis seotud siis kogu selle loominguga, ka usuga ja nende nii-öelda visioonidega, nagu visionäär. nii et jah, 5 oli puudu. 5, noh, 5 on see jah, 5 on ikka edasi. mis siis? ja, no vot, Viis. saite. selline Margit ongi nüüd lõppkokkuvõttes. ja numeroloogiliselt mina veel lisaksin ka siia selliseid asju, et noh, tegelikult vaatasime sünnikaarti, sa oled
mega huvitav inimene ja see, mis sa nüüd täna meil siin ära rääkisid, ma ei tea, palju meil isegi aega läks, sest stopperi peal ei olnud, see on nii pisikene osa ainult sinust, et numeroloogiliselt teate, ma ei lisagi mitte midagi sellepärast, et see on kõik nii huvitav. Ma panen siia teksti alla siis sinu kodulehekülje ja kõik need asjad, kus sinuga ühendust saab võtta ja kirjastus Zeus oli niimoodi, nagu ja ma, kirjastusselts Zeus. kirjastusselts Zeus ja jah, kooli. et sealt ta tähendab see nii-öelda see kirjastusselts Zeus ja teine oli tal Johannesesto kirjastus, tal on nagu nii-öelda ühe lehe peal on need asjad, et üks on siis niisugune nagu kristlik kirjandus ja teine on siis selline esoteeriline kirjandus. ja see kirjastus selts Zeus ongi siis see, kes on siis nii-öelda aidanud mul välja anda neid raamatuid, et Urmas Tamm on siis selle taga väga huvitav inimene, tema ongi see astroloogist sõber, kes kunagi mulle kaardipaki laua peale pani. okei, vaata kui et, et tema on jah see, kes kogu aeg mind utsitab taga, et kirjuta, et küll mina annan välja, et temaga koostöös need raamatud ongi siis välja tulnud, nii et kui te jah, lähete selle kirjastusselts Seusi kodulehele, et sealt te näete ka niisugust väga huvitavat ka vaimset kirjandust, et ma soovitan seal nii-öelda ringi vaadata. mm-hmm. et seal on ka jah, kaardid ja raamatud ja kõik asjad on seal olemas. Väga huvitav. No nüüd läheb põnevaks. vaata, kellel nüüd on jõulukingituste mõtteid on puutunud, mis sest, et meil suvi on, siis saate endale jõulukingitusi teha ja teistele ka ja mida Just. iganes ja koolitused ka tulemas. No kuule, võrratu, ma pean panema butiigi kinni praegu juba vägisi, ma jah, ütlen. ja suur aitäh suur kõike aitäh, kõvasti. Margit ja tšau.